Kuigi tervele Eestile anti nädalavahetuseks korralik tormihoiatus, siis ega õiget rallifänni sellega raja äärest eemale ei peleta. Paide ralli meelitas taas kord kohale hulgaliselt rallifänne, kelle jaoks bensiinilõht ja mootorimüra käivad ikka õige ralli nädalavahetuse juurde. Ei ole kindlasti esimene kord ja vihmakralli ikka eelmine aasta oli meil vihma, nii et küll me õpime sellest uusi neid oskusi endale, nii et ma arvan, et ralli saab olema vaatamata vihmale väga äge. Rallimehe jaoks, mida tähendab Paide ralli? Kiireid teid ja ohtlikke kurve. No kui palju üldse näeb ralliauto roolist seda, kui palju ja mis inimesed raja ääres on? Kas jõuab vilksamisi vaadata ka? See kiirus on ju tegelikult ju tohutu. No roolis oleku selle peal juhi käest küsima, aga kaardilugejana väga palju ei näe. Et jah, mingi pikem, kui sa näed siit mõnda pikemat lõiku, et on sul tulemas siin 700 meetrit või mis meil siin on 250-200, siis jõuab korra pea üles tõsta ja vaadata, et äkki näegi mõnda tuttavat või kedagi, aga ei. Tüdrukud ikka lehvitavad raja ääres? No ikka lehvitavad. Poisid ka. Ja muidugi nii nagu tehnikaspordis ikka tuli ette katkestamisi ning ka teelt välja sõitmisi. Mis asi see on, mis selle rallifänni olenemata ilmast, olenemata asukohast raja äärde meelitab? No eks see on ilmselt ikka adrenaliin, mis tekib ja ilmselt ka ikka huvi Eesti autospordi vastu, nii et enda puhul võin öelda küll niimoodi. Kui palju ise oled käinud Paide rallil kohal? Alates vist 2002. aastast ühtegi Paide rallit vahele jätnud ei ole. Paide ralli, kui kirjeldada, mis on Paide ralli? Ma arvan, et Paide ralli on üks tähtis sündmus, mis Paide toob kaardile peale arvamusfestivali. No vaadates seda inimeste emotsiooni ja iga auto kurvi tagant tulekut, siis ikkagi selline adrenaliini kihk ja ma arvan see, et kas nüüd äkki juhtub midagi ja tuleb hea hüppe ja ma arvan, et selline natukene kadedus ka, et tahaks ise seal roolis ka olla ja seda tunnet tunda, et ma arvan, et selline väikene mõnus sisemine ärevus on see, mis ikkagi kõiki siia toob. Tuleb välja, et suurimad rallifännid on raja ääres lausa oma ajavõtusüsteemiga. Ja mõõdetakse seda, et palju keegi kellegist maha jääb ja et me tuvastasime, et see viimane auto, mis mööda läks, oli aeglasem Karl-Mati Vormelist 19 sekundit kahjuks. No tegemist on vist tõsiste rallifänniga. No aastaid käidud, aastaid vaadatud, ise kaasa elatud, oma mehed sõidavad, hoiame põhjalt ka taksole, kollasele Ranno Punselile, kes on meie meeskonnamees. Ja siit tulebki, miks peab võtma aeg? Aeg on kõige tähtsam rallis. Aeg. Ja aeg läks kinni ja nüüd tuleb välja, et see auto kaotas Karl-Martin Volverile 25,3 sekundit.